Tead sõbrad, istun seal mugavalt nahkistmes ja mõtlen oma, et 5-6 tuhat eurot ja ma oleksin täitsa viisaka, kiire ja ägeda auto omanik. Mul oleks auto, mis näeb tänapäeval kena välja, ei roosteta ja tegelikult ülalpidamis päris soodne. Sõbrad, Audi A8. No nii sõbrad, Audi A8 D3 kerega aastast 2008. Sõbrad, see auto kui välja tuli, siis peaks ütlema, et just nendest kõrgklassidest oli üks ilusumaid autosid. Minu jaoks te võite selle üle vaielda, aga tema konkurendid olid tol ajal BMW 7 klass ja Mercedes S-klass. Vaatamata sellele, et auto on 15 aastat vana ja tegelikult toodeti teda juba 20 aastat tagasi, siis ta on aktuaalne ilus ka tänapäeval. Muidugi ühest küljest tuleb tänada disainerid ja teisest küljest inženeeri, kes lõid selle auto. See auto näeb tänapäeval värske välja tänu sellele, et kere on meil alumiiniumist ja kui see auto pole avariis olnud ja ei ole ühtegi keredetaili vahetatud B-varuosa vastu, siis see auto ei roosteta. Kindel märk sellest, et auto on avarii teinud siis, kui te lähete seda ostma ja te avastate, et kuskil on mingi rooste. See on ohumärk. Kui te kavatsete osta seda autot, siis te peate selle lähenema väga tähelepanelikult. Kui te ostate endale rondi, siis arvestage sellega, et see auto teeb teid vaeseks. Hea näide on näiteks esituled. Originaalis esituli maksab 1200 eurot. Sellel autol on need taastatud ja kogu komplekt läks maksma 600 eurot, aga te saate juba hinnavahest aru. Lisaks 4,2 mootor ei ole ka kõige lihtsam. Ta on küll vastupidav ja töökindel, aga kui selle mootoriga on juba midagi toimunud, millest teile ei räägita ja te ostate selle auto ära, midagi seal katki läheb, siis sõbrad, need on meeletud 1000 eurot, mida tuleb selle remondiks maksta. Kapoti all on meil 4,2 turbodiisel V8. Mida sellest mootorist rääkida? Kui lihtsalt mingid väiksed jupid vahetada, siis ei ole kallis. Eelsüüteküünlad on 20 eurot tükk ja ainuke, mis te peate tegema, korrutama 8 seda kõike. Kütuse kulu jääb linnas kuskil 11-12 liitrit, maanteel 6-7 ja rohkem teil sellest mootorist ka suurt midagi teada ei ole vaja. Kui te peaksite rääkima autoomaniga, nagu mina tegin selle auto puhul, siis ta räägib teile sellest, et tegelikult selle auto ülalpidamine ei ole niivõrd kulukas. Kuluosad sellel autol on võimalik osta nii originaalis kui ka B-varuosana, aga on ka sellised nipid, näiteks kui te tahate õõtsoova osta, siis sellele autole on originaalis umbes 180 eurot, aga siia sobib ka A6 oma ja selle hind oli juba 40 eurot. Nagu te näete, siis õigete teadmiste juures seda autot ei olegi niivõrd kallis ülal pidada. Sõbrad, salongis meid võtab vastu sakslastele kohane kvaliteet. Kvaliteetne nahksisu, ventileeritavad istmed on reguleeritavad erinevas asendis, elektriliselt loomulikult. Lisaks on nendel istmetel massaaž. Kui nüüd vaadata armatuuri ja siin olevaid asju, siis tegelikult tekib suke väike kontrast. Ühest küljest kohe on näha, et auto 15 aastat vana ja teatud tehnoloogiad siin on võib-olla tänapäeval vanaks jäänud. Aga samas need asjad, mis siin on olemas, need on ka tänapäeva autodel võib-olla natuke teise kujul, kaasaegsemal kujul, aga olemas. Meil on keskel digitaalne konsool,
näidatakse erinevaid, näiteks praegu uksi ja kapott on lahti. Siis lisaks tahomeeter, spidomeeter, need kõik on tänapäeval täiesti aktuaalsed ja näevad kenad välja. Lisaks meil on keskel monitor. Ainuke, mis mind selle monitori puhul närvi ajab, on see, et minul Opelis on samasugune monitor, aga minu auto on aastast 2016. Siin on 2008, juba siis kasutati selliseid monitore. Ma ei tea, kas Opel ei saa midagi varem teha ja paremat. Aga see selleks. Muidugi see monitor on meil sulguv, see on jumalast äge süsteem, aga te peate arvestama sellega, et üks Audi probleemidest on see, et see süsteem ei ole väga töökindel. Lisaks muidugi siin on meil topsi hoidjad, siin on samamoodi topsi hoidjad. Omanik jättis mulle mingi teise auto võtme, peaks seda vaatama pärast. Multifunktsionaalne rool ja ega muud siit vaadata ei olegi. No nii, sõbrad, viime selle Monstrumi siis väiksele sõidule ka. Sõbrad, kapotjal 4,2 diisel, kilovatte 240. Väände momenti ma isegi ei tea. Nii et lähme katsetame seda autot ka maanteel. Vaatame, kas see 4,2 õigustab ennast või jääks oma 1,6 Opeli peale edasi. Muidugi ei, neid võrrelda ei saa, aga sellegi poolest. Nii, lähme proovime. Nonii, 4 vedu tööle. Gaas põhja. Ossa putka vahtraisk. Ossa putka vahtraisk. Ainult 2500 pööret ainult. Täitsa peki. Ossa raisk. Ma edasi ei hakka tegema. Võõras auto ka. 130 kilti saime sisse raisk. See 4,2 on päris võimas asi reis. Sõbrad, jah, siin Saksa inseneridele tuleb au anda. Oskus ühendada auto suurus, auto võimsus ja auto juhitavus on meeletu. Muidugi selle kiirendusele annab juurde ka see, et meil on alümiiniumist kere ja tänu sellele on auto kergem kui võib-olla konkurendid. Aga sellegi poolest oskus seda kõike ühendada on märkimisväärne. Sõbrad, heliisolatsioon siin autos on väga hea. Ainuke, mida ma praegu kuulen, on rehvide tööd ja see ka tänu sellele, et ma sõidan naelkummidega mööda asfaltteed. Nii, vererõhk tõusis, aga rõhutabletti mul kaasas ei ole. Nii et ei hakka väga katsetama seda kiirust, aga pljahhamuha, kui äge see on, ma polegi veel vajutanud seda gaasi korralikult. Meil on 100 sees, paneme natukene juurde, käik läks allapoole, 110, 120, 130, 100, 135 lühikese ajaga. Kohe reisk, nahk hakkas niimoodi väikselt nagu väikeste nõeltega oleks keegi vajutanud. Vägev asi. See auto on kindlasti loodud maanteesõiduks. Just tänu sellele mootori võimsusele, selle mugavusele, ergonoomikale, mis siin sees on, nelikveole. See auto on loodud selleks, et hävitada maanteekilomeetreid tundide viisi niimoodi, et te ei väsiks ära. Kindlasti auto on mõnus reisimiseks. Tänu oma pikkusele, suurusele on ruumi taga piisavalt ja ei jää ka juht siin ruumiga hätta. Jah, sõbrad, emotsioonide pealt panen praegu seda kõike juttu siin. Nii et täiesti kaif selle autoga sõita, mis siis, et ta on 15 aastat vana. Tänapäevalgi on selle autoga mõnus liigelda. Muidugi tippklassi auto kohaselt on meil siin elektriline tagaluuk. Ja tule mait, kui palju siin ruumi on. Jah, sõbrad, ega siin sellest pagassist võib-olla midagi suuremat ei olegi rääkida, et siin on ruumi
selleks, kui te tahate maalt kartulit tuua, olete vanaema juures käinud või teil on vaja laipa vedada, siis see pagasiruum teile küll lubab seda kõike teha. Nii, vaatame, mis meil siin all on. Nii, lisaks on meil siin täisväärtuslik tagavara ratas ja ei olegi midagi muud siin öelda. Samamoodi nupust suletav. Ja mida ikka veel saab pagassi kohta öelda. Sõbrad, kui teil on tõesti soov osta suurt, mugavat, suure mootoriga, nelikveolist autot, mõistliku hinnaga, siis Audi selle kerega, ehk siis Audi D3 on täiesti kaalutletav variant ostuks. Ma ütlen ausalt, minu jaoks oli siin emotsiooni küll ja kindlasti mõnda aega see auto pakub ka teile emotsiooni. Mõistlik ülal pidada ja tõesti kaasaegse väljanägemisega auto. Nii et sõbrad, Audi A8 on tõesti hea variant.